Mida sa teed sinna teele? Kontrollin mikrofonide ja receiverite kanaleid, et need ühtiks. Kuidas teil on jaotatud töö siin ürituste korraldamisel? Võrdselt ikka. Jaa, et ei ole päris nii, et üks teeb ühte asja, teine teist, et teeme seda, mis ette juhtub ja proovime võtsid ära jaotada. Editime mingi 20 senti pikemaks. Mis on kõige raskem osa kooliürituste teenindamisel? Ma ütleks, et see asi, et kui üks, ma ei tea, kaabel või mingi ühendus on valesti, siis on kohe terve asi nagu pea peal, et tuleb hästi tähelepanelik olla ja ei tohi nagu lihti kuisis sellest. Aitäh! Nii, Kaur, kaua teil võtab ettevalmistamine tavaliselt ürituse jaoks aega? Oleneb üritusest, meil siin mitu päeva ja päevas näiteks mitu tundi veel, näiteks üks päev oli meil mingi hommikul tulime kooli, siis me õhtul saime alles ära. Ja siis minu osa on üldiselt, näiteks praegu ma tegelen kaablite ja mina tegelesin ka kardina ülespanemisega praegusel üritusel. Kas kardina jaoks teed siin mingeid suuri trikke või kuidas sa selle üles saad? Ma lihtsalt võtan redeli, ronin üles ja see on kinni. See ongi peamine. Aitäh! Nii, Mairolt, mida sa tavaliselt teed, kui te teete siin ettevalmistusi? Ma tavaliselt patchin, siis mõtlen igasugust, mida järgmisena, mis samm on ja mida peaks varem üles panema kui teisi asju. Sellist asju pigem. Kumb on raskem UPT, kas heli või valgustehnika? Tead, rasket ei ole vist kummaski midagi, seda ühelt poolt ja teiselt poolt on ta raske siis, kui sind see kumbki asi ei huvita. Ma ütleks niimoodi, et kui sind huvitab helitehnika, siis on väga-väga tore olla üritustel kohal, olla siukses rollis, kus sa elad palju paremini seda artisti ja publikut kuidagi läbi, kui sa oleksid ise publik. Ja tegelikult need tunnid ja minutid, mis sa sinna paned, lähevad päris kiiresti. Raske võib-olla on see, et äkki sa pead loobuma mõnest trennist enne seda, kui üritust ette valmistatakse, nii et mingisuguseid ohvreid see tähendab ikka aasta jooksul, aga pigem ta on, ma arvan, UPT teema on hästi nauditav. Ja valgusega samamoodi, et sa saad tegelikult väljendada sükest oma loomingulisust, sa saad luua kellegi jaoks üks hästi ilusa keskkonna, nagu meil siin praegu just palli ette valmistades näiteks on ja jõulupeol samamoodi. Ja ma arvan, et seegi on siuke raske on see õppimiskurv, kui sa saad ette mingi puldi, mingid valgused, mida sa pole kunagi näinud ja sellega ei saagi olla kokkupuudet, aga kui sa juba oled sellesse teemasse sisse läinud, võtnud omale selle UPT ja kui sa selle kurvi ületad, kus sa saad esimesed valgused tööle, sa saad hakata tegelema oma loominguga, siis läheb asi nagu lõbusaks, ma arvan, et lihtsaks, ma arvan, et väga nauditavaks ja ajaliselt ka ei tundu, et see enam kuidagi palju aega võtaks. Aitäh!